Lähme. Mis on, mees? Draakor on kindel. Mul on tõesti olnud üks raskemaid nädalaid üldse, kutid. Me just maandusime ühes maailma hullumeelseimas kohas. Meil on oma delfiinid, meil on siin oma mask. Ja, me oleme praegu LA linnas, Californias. Me oleme rannast natuke kaugel, hakkame seda väljakutset palmipuude keskel alustama. Jah, mõned autod kihutavad meist mööda. Mõned täiesti pöörased inimesed, aga see on okei. Meie tänane plaan on selline. Viime teid siin Los Angeleses läbi linna randa, et näha, kas saame mõnd pöörast looma jahtida. Me kohtume mõne väga laheda inimesega, mõne seikleja ja nemad näitavad meile oma kodukanti. Ma olen siin California City's nii eksinud, aga te teate küll, et just nii me teeme asju. Ja me teeme sellest võimalikult hea kogemuse. Toome teid kaasa järjekordsele pöörasele offshore tailsile siin linnas, sõbrad. Lähme. Nii, praegu on plaan selline, et peame minema rannikule. Ma üritan siin LA tänavatel mitte saada pihta mõne neetud Teslaga või langeda kodutu röövi ohvriks. Me peame minema süüa hankima ja kohtuma legendiga. Kuule, vend, kas sa tead, kus siit rannani saab? Jah? Ei, ma ei tea. Sa ei tea? Olgu, ma otsin randa. Ma lihtsalt kõnnin edasi. Võib-olla see liigub. Hästi. Olgu, kutid, meil on täna olnud üks kõige pöörasemaid päevi linna alastades ja me oleme siin kokku saanud tõeliste legendidega Põhja poolkeralt. Poisid on kohal, tutvustage end. Mis toimub? Tere, mina olen Shane. Dylan. Meil on Shane ja meil on Dylan. Nad on siin Ameerikas sisuloojad. Täna näitavad nad meile oma tagahoovi. Andke meil ülevaade, poisid, mida me täna otsime, mida me täna sukeldudes püüame. California ogahomar. Seda ma ainult otsingi. Aga siin on ka palju paltust. Siin on palju head söögikraami, nii et... Tja, sa vei. Ma ei tea, kui kaua sa vastu pead end. Aga ärge muretsege, kutid. Ma ei pea kunagi milleski kaua vastu. Aga täna olen ma üsna kehvasti varustatud. Mul on seljas 1 millimeetri paksune kalipso ülaosa. Tavaliselt kasutan seda Indoneesias. Ja neil poistel on seljas 5 millimeetri paksud kalipsod. Nii et... See on 5 millimeetri võistlus. Toidukorra ettevalmistuse ülikonnad, kuhu sa pead end sisse pihustama ja sul on lihtsalt 40 ülikonda. Ma kannan lülikesi pükse, kutid. Aga teate küll, see on minu jaoks tavaline. Ma olen alati ette valmistamata. Aga plaan on, et loodetavasti saame täna mõne ägeda loomaga kokku. Me läheme homaaride jahile. Väidetavalt on seal väljas tohutud pruun vetika metsad. Mõned kutid on mulle mõnda kaadrit näidanud, nii et ma ei jõua ära oodata, millal saan sukelduda. Ma arvan, et see saab olema natuke köhe, tegelikult olen ma veidi hirmul. See on üks esimesi kohti, kus ma sukeldusin ja ma olen alati unistanud palile või suurele valrahule minekust. See on üks ainulaadsemaid sukeldumiskogemusi, mida saad kogeda. See on tõesti ainult Californias. Meil on need kaunid pruun vetika metsad, mis tõusevad üles. See tundub nagu Harry Potter vend. Jaa, hästi. Lähme. Poisid on kohe sisenemas sinna kuradi saladuste kambrisse. Lähme. Teate, üks hullumaid asju, kutid, on see, et ma reisin alati ringi ja kohtan alati legende, kes teevad täpselt sama asja, mida meie teeme. Ja need poisid siin teevad põhimõtteliselt kõike. Nad korjavad ise oma toidu, valmistavad selle ja lihtsalt naudivad seda. Ja täpselt seda me siin hullumeelses California looduses teeme. Te nägite täna varem, me alustasime sõna otseses mõttes kuradima Hollywoodis ja tõenäoliselt ainult poole tunni kuni tunni pärast oleme juba siin rannikul ning läheme nüüd homaare püüdma. See on tegelikult hullumeelne. Olgu, te tavaliselt teate, et ma sukeldun nende ülivärviliste troopiliste homaaride jagele. Aga millised need homaarid siis täna välja näevad? Täna on meil punased ogahomaarid. Ja. Nii et need ei ole tõenäoliselt nii suured, kui sa harjunud oled saama, aga me kasutame seda tööriista siin, mis on umbes 3,5 tolli. Ja sa lihtsalt paned selle silmade vahele ja siis mõõdad seda saba või keha järgi silmade juurest. Ja kui need on sellest pikkusest üle või täpselt sellel piiril, siis on need lubatud ja sa võid need kaasa võtta. Kui ei, siis pead need tagasi viskama. Kas me napsame need kinni? Kas see ongi see, mida me teeme? Kas me haarame need kinni? Jah. Jah, õige. Kas sul on kindad? Me purustame putukaid. Jah, mul on kindad. Mul on midagi. Kui läheb pimedaks, pimestad nad valgusega. Nad vaatavad valgust ja siis lähed lihtsalt neile selja taha. Kas see on siis nii, tead? Mul on üksik lamp ja siis pean tööriista haarama, aga tal on see otse minu peal. Nii et ma saan selle lihtsalt kinni püüda ja üles tõsta. Ma vihkan seda asja, vend. Ta näitas meile, kuidas see käib. Nii see käibki. Sellel tüübil on kõik olemas ja mina olen siin ujumispükstes. Olgu, lähme siit minema. Ronime nendest kividest üles, püüdes mitte surma saada.
Bro, see näeb sõna otseses mõttes välja, nagu me oleksime mereväe eriüksuslased. Nagu mingile missioonile minemas, nagu mereväe eriüksuslaste kamp allpool. Ma sain nalja. See on nagu järgmine kord saame nad kätte, poisid. Nagu Call of Duty. Nagu... Me läheme sisse. Poisid, liikuge lälja. Kas olete valmis? Lähme! Lähme välja. Mees, elevus on praegu laes. Te nägite, et me olime seal väljas. Me sukeldusime sõna otseses mõttes nende hiiglaslike vetikate sisse. Ma ei teadi, kuidas neid nimetada, nagu suur mets. See tundus sõna otseses mõttes nagu see seen Harry Potteris, kus nad lähevad alla ja kõik need merineitsid haaravad neist kinni ja nii edasi. See oli täiesti pöörane. Poisid olid seal väljas nagu Call of Duty erioperatsioonidel. See oli nii äge. Lihtsalt sukeldusime läbi vetikaväljade. Praegu on meil täiesti pöörane valgus. Kuule, kus homarid on? Jah. See pole praegu. Ma arvan, et ootame, kuni päike loojub ja siis lähme tagasi välja. Mis see on? Kas sa üldse tead, mis see on? See on üsna läikiv. Ma arvan, et seda võib süüa. See näeb sööda välja. Ma olen kindlasti hullemat söönud. See on kindel. Ma olen kindlasti hullemat söönud. Olgu, me elame ja laseme teistel elada. Jah, temaga on kõik korras, ta on seal väljas, kõik homaarid istuvad pragudal, nii et mida me teeme on see, et ootame kuni päike loojub ja siis loodetavasti tulevad nad välja, eks? Öösel muutuvad nad palju aktiivsemaks. Jah. Ja siis on neid lihtsalt põhjast ära noppida. Sa lihtsalt nopid need otse põhjast ära. Okei, jah. Aga praegu on nad kõik lihtsalt peidus. Nii et Jah. sinna sisse pääseda on nii raske. 100%. Te nägite, kuidas ma sukeldusin. Ma proovisin neid haarata ja haarasin nende tundlaid. Te oleksite pidanud seda nägema. Ja need lihtsalt murduvad ära ning sulle ei jää midagi kätte. Me ei taha neid vigastada. Loodetavasti saame mõned kätte, kui nad öösel välja tulevad. Ja päike on loojunud. Te näete, et päike on juba alla vajunud. Päike loojub. Praegu läheb juba pimedaks. Poisid, me valmistume. Me hakkame siit minema. me saame vähemalt ühe kätte. Me saame ühe. Me saame Juraka. Lähme. Ei saa pettumust valmistada. Me saame mõned homaarid. Olgu, aeg on märgülik on selga panna. Ma luban teile, poisid, mulle ei ole praegu külm. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb. Ei, mulle ei ole isegi nii külm. Seal sees on tõesti külm. See on 5 millimeetrine. 5 milli märgülikond ja lürikesed püksid. Ja mul ei ole soe. Mul ei ole soe. Mul ei ole soe. Tere! Ei, mul ei ole soe. Ei! Mii, tule nüüd. Väike. See oli täitsa hüljes siin, vend. Kas sa nägid ühte? Jah, just seda. See oleks suurepärane. See on kohe seal. Kohe seal, vend. Mehed, see, mis seal toimus, oli täiesti uskumatu. Praegu on sõna otseses mõttes juba pime, aga me ei saanud neid homaare, mida tahtsime.
Te nägite, et ma sain mõned väikesed kätte, aga pidin need lahti laskma. Nii et plaan on järgmine. Väljakutse ei ole veel läbi. Me saame ühe neist hiiglaslikest homaaridest, olgu see siis homme või järgmisel aastal. Ma ei lahku USA-st enne, kui olen ühe kätte saanud. Nii et ma arvan, et peame uuesti proovima, poisid. Ärge unustage seal tagasi minna. Vaadake seda praegu, kutid. On teine päev ja te näete ise, et seal väljas on tõeline Gotham City. Ümberringi on nii palju udu. Ma ei tea isegi, kuhu ma kõnnin, aga te teate, et me ei anna alla enne, kui oleme saanud hiiglasliku homaari linnast välja. Nii et seda me teeme. Me liigume mööda seda rannajoont. Täna pärastlõunal sukeldume täiesti uutesse kohtadesse. Hoidke pöial, kutid, ehk saame kätte tõelise koletise. Nagu näete, mul on sukeldumislestad kaasas, mul on harpuunpüss ka kaasas. Ma tegelikult ei tea, mida me sealt leiame, aga loodetavasti saame mingit mereande ja püpsetame seda hiljem lõkke kohal. Olgu, liigume edasi, lähme! Me peame sõna otseses mõttes mööda seda kaljut alla ronima. Issand vend, see on natuke kahtlane, on nii sünge. See on lihtsalt nii, see on natuke teistsugune kui need troopilised saared, millega ma harjunud olen siin linnas, aga seal väljas paistab kõik metsik. Siit käivad läbi mõned kõige hullumeelsemad loomad. Siin on hülged, siin on igasugused veidrad haid ja ka hiiglaslik hoomaar ning mõned suured kalad. Ja loodetavasti saame täna midagi sellist kätte. Päike piilub natuke välja, me läheme siia sukelduma. Nüüd, kutid, põhjus, miks ma tahan siia minna, on see, et siin on tohutud pruunvetikametsad. Te nägite neid eile natuke, aga kõik kalad ja homaarid peidavad end nende vetikametsade sees. Ja see tegelikult pakub mingisugust kaitset. Siin kandis on tõesti suured valged haid, aga pruun vetikas takistab neil randa tulemast, sest nad võivad vetikametsadesse kinni jääda. Hoiame pöialt, et me ei kohtu suure valge haiga ja saame kätte mõne suure homaari. See on igatahes plaan. Paneme kiiresti varustuse selga, mehed, ja lähme otse vette. Teine päev võtame koletise. Lähme! Vaadake seda haisvat vana kalipsot. Selle paneme praegu selga. Ausalt, see haiseb nagu merikurk. Meil on kindad olemas. Need kaitsevad meid nende hiiglaslike homaaride eest, et need meil käsi ära ei torgiks. Nagu näete, on neil kaitse peal, sest nendel homaaridel on suured sarved. Kui me nad kätte saame, saame teile näidata, aga praegu paneme need kindad kätte. Loodetavasti saame sinna sisse minna ja mõned kinni püüda. Lähme. Mul on käed tööd täis. Las ma ütlen teile, seal väljas on natuke jahe, ütlen ausalt. Aga me saime mõned kalad, tundub, et see on mingi merijahven või midagi sellist. Vaadake seda seal, väga ilusad värvid, see on nagu teraline, tal on need triibud peal, me saame seda süüa, aga see pole ikka veel see hiidvähk, mida me otsime. Aga asi pole veel läbi. Te teate ju, nagu eilegi, vähid tulevad välja öösel, nii et me läheme nende järele natuke hiljem. Ma päriselt värisen, mul on nii külm. Meil on mõned kalad käes. Nüüd on vaja veel vähid kätte saada. Me läheme siit praegu minema, kutid. Meil on oma ahven või mis iganes see on. Ja mida me teeme, on see, et ootame, kuni saabub öö, siis tuleme tagasi ja läheme. Me tuleme tagasi ja läheme selle hiidhomaariga tegelema. Ma olen ikka veel elevil, kas või need pruunvetikametsad. See on nagu täiesti uus maastik. See on hullumeelne, me oleme mäest üles jõudnud. Vaadake seda vaadet. Me ootame, kuni päike loojub ja siis läheme tagasi välja. Lubage mul öelda, homaaridel pole pääsu.
ma saan täna koera, ma lähen püüdma. Lähme! Vaadake praegu sõlakutid, meil on siin see kaljusein ja te näete, kuidas päike loojub. Ma näen sõna otseses mõttes välja nagu hülgemees ja seal väljas on kindlasti haid. Me oleme sellel pöörasel rannikul. Ma ootan, kuni läheb pimedaks, et saaksime hiiglaslikke homaare püüda. Te teate, et see väljakutse ei lõpe enne, kui ma saan piraka kätte, aga meil on siin see suur kaljusein, näete seda, otse minu selja taga ja loodetavasti saame just sealt mõned neist homaaridest kätte. Paneme nüüd selle mütsi pähe ja see hoiab mind lihtsalt soojas. Seal väljas on jäiselt külm. Te nägite, ma külmetasin end täiesti läbi, nii et paneme varustuse selga, beebi. Austraallane läheb. Me läheme Ameerika vetesse. Lähme! On aeg toitu hankida. Tere hommikust teile, kutid! Meil oli eile õhtul üks kõige pöörasemaid öösukeldumisi. Ma ei hakka valetama, ma olin natuke hirmul. Seal olid suured valge haid, kutid. Oli täielik pimedus ja mul olid ainult need taskulambid. Ma olen lihtsalt sellel hullumeelsel rannikul. On ikka veel natuke sombune, aga tundub, et sellised on siin Californias tingimused. Ja teate, me oleme selleks siin, kutid. Me lihtsalt naudime kõike. Aga ma tahan siia peatuda ja natuke teiega millestki rääkida. Vend! Mul on olnud üks raskemaid nädalaid üldse, kutid. Ja teate, iga kord, kui ma läbi elan selliseid tõeliselt raskeid aegu, on ainus asi, millele ma saan toetuda, tõesti teie siin YouTube'is. Teie olete minu pere ja see on ainus asi, mille juurde ma saan tagasi tulla ja tunda, et ma tean, et mul on teie toetus. See lihtsalt tundub olevat üks neist nädalatest. Ma olen lihtsalt nii kõvasti voolule vastu ujunud, kui suudan, aga vool on mind ikka tagasi surunud. Sel nädalal on nii palju asju juhtunud, mis on mulle väga rasked olnud. Ma ei taha isegi väga detailidesse laskuda, kutid. Aga teate küll, mõnikord lihtsalt tundub, et asjad ei lähe sinu kasuks. Aga praegu tahan ma lihtsalt seda kokkamist nautida. Meil on seal taga hiiglaslikud homaarid. Noh, mitte Austraalia mõistes hiiglaslikud, aga siinse California kohta on need suured. Ja ma tahan lihtsalt päeva nautida, kutid. Me teeme siin rannas ühe korraliku kokkamise. Nautige häid emotsioone. See ongi see, mille nimel Offshore Tales on loodud. Ma tõesti armastan teid kõiki väga. Ja, ma ei tea, mida ma ilma teieta teeksin. Vaadake seda asja siin, kutid. Seda nimetatakse sargoks. See on nagu mingi meriahvena liik siin kandis. Ma pole kunagi varem ühtegi sellist püüdnud. See näeb natuke imelik välja. Ma ei hakka valetama. Ta ei näe eriti ilus välja. Mitte nagu need troopilised kalad, mida me saame. Ja me saime ka need hullud homaarid, mehed. Te nägite ise, kuidas me need paljaste kätega kinni püüdsime. Hullumeelne. Ja kogu see keha seal, see on täielikult liha täis. Ja me võime selle 100% lahti rebida. Te teate, et meil on olnud natuke raske nädal. On olnud veidi kulb, mehed. Meil on vaja midagi, mis selle nädala rõõmsamaks teeks. Ja te teate, kui me saame homaare, on ainult üks asi, mida me teha saame. Ja see on Greygon.
Nüüd neil homaaridel on selline eksoskelett, mis kaitseb neid kiskjate eest ja millel on suured sarved ja kõik muu taoline. Ja mida me teeme, on see, et me valame selle joogi otse siia homaari sarvede sisse ja siis joome selle ära, sõber. Oled valmis? Nii me teeme seda Rockstar Townsis. See on Kraygon. Lähme! Ma ei teagi, kui palju ma sellest jõin, aga see oli hullumeelne. See oligi see, mida mul oli vaja, et end paremini tunda. Ja nüüd on mul kogu see objektiiv veega koos. Märkasin just midagi. Seal lainete taga ujub mingi surnud loom. No ujume sinna ja toome selle ära. Loodetavasti haisid pole. Lähme. Issand, see on päris kaugel. Siit tuleb laine. Ei. Kus see on mees? Vau. Augi. Me jõuame sellele lähemale. Mis see on, mees? Hästi. Mees? Mis see on? Vau, hästi. Proovime kaldale minna ja vaatame, mis see on. Lähme. Kindlasti haisööt, kui surnud looma käes hoiad. Usun kaldale. Vau, vaata seda siin. See on nagu hiidlaslik meremugil, mees. Vaata, kui pikk see asi on. Ma leidsin selle surnuna ookeanist, nii et ma läksin ja tõin selle ära. Vau. Tundub, et mingi loom on selle läbi närinud. Siit on kõik soomused puudu. Ma arvan, et miski haaras sellest kinni ja siis lasi lahti, võib-olla hüljes või hai või midagi sellist. See on hullumeelne, aga me ei saa siit mingit liha võtta. See asi on täielik rämps. Olgu, viskame selle tagasi vette. See ei jõudnud isegi ookeanini. Te ei usu seda, aga ma unustasin oma noa täiesti ära. Nii et meil on ainult kivid ja oksad, et see ilus homaar lahti teha. Näete seda homaari? Tal on see suur välisskelett. Tavaliselt, kui sul on nuga, tahad sa selle siia üles pea poole torgata ja siis kogu pikkuses lahti lõigata. Aga mul on nüüd kepp, nii et proovin sellega sama teha. Ma arvan, et saame sellega hakkama. Proovi võimalikult palju liha kätte saada. Kui oleme nii kaugele jõudnud, keerame selle lihtsalt lahti. Ja vaata seda. See on ilus homaari saba ja nagu näha, pole seal sees peaaegu midagi. Seda me ei taha. Tavaliselt saab seda kasutada kalapüügi söödana, aga ma ei toonud oma õnge ja rulli siia Californiasse kaasa. Nii et me ei kasuta seda, ma käin pesen selle kiiresti ära ja siis arvan, et peame kivi osutama, et see lahti murda. Tavaliselt tahad sa kasutada korralikke kääre ja lõigata siit mööda lahti. Siis saad selle lahti murda. Nii me tavaliselt teeme küüslaugu võis homaari saba. Aga loodetavasti saame selle kiviga lahti lüüa. Täiuslik. Sama asi, sõber. Näed, just nii nad tegidki vanasti, enne kui neil olid noad. Olgu, ma lihtsalt murdsin ta lahti. Just nii. Ja nüüd hakkama selle skeleti, selle välisskeleti maha koorima. See on tegelikult nii terav, kui te saaksite seda praegu katsuda. Ja vaadake seda. See on tõesti uskumatu. Me lõime selle kiviga lahti ja saime selle ilusa lihatüki. Ja just see siin on meie homaari saba. Kas sa teed nalja? See on tegelikult uskumatu. Olgu, viime selle kiirelt pesema ja siis hakkame seda sööma. Olgu, mul on need pahad poisid siin. Tegelikult tõin mõned laimid kaasa, kutid, sest siin ei saa kärbseid olla. See on nagu rahvuspark, neid on siin Californias igal pool. See ei ole nagu minu kodukohas, kus kärbseid on tõesti igal pool. Me unustasime oma noad maha, nii et on ainult üks viis, kuidas me laimid lahti saame teha. Me pigistame terve hunniku laimimahla sellele homaari sabale. Me laseme tegelikult sellel laimimahlal selle homaari ära küpsetada. Laseme sellel umbes 15 minutit seista ja loodetavasti küpsetab see homaari aeglaselt valmis. Ainult meie alustaksime seda väljakutset Beverly Hillsis, ühes maailma kõige luksuslikumas kohas ja lõpetaksime selle toore homaari ja laimiga rannas. Klassika, meil on laim, meil on kala ja meil on teine homaar. See küpseb aeglaselt. Mehed, ma tahan lihtsalt kõigile teile seal veel kord sõna võtta. Ma tean, et praegu ma natuke kurdan, et mul on rasked ajad. Ja praegu ongi raske, mehed. Tundub, et kõik töötab minu vastu, aga ma tean, et seal on mehi, kellel on nii rasked ajad. Aga teadke, et teil on minu tugi ja teil on Jumal. Liikuge edasi, hoidke pea püsti ja ma mõtlen lihtsalt häid mõtteid. See ongi kõige tähtsam. Praegu on meil head mõtted. Ma olen teie jaoks olemas. Olen siin, sellel rannal. Teate küll, mitte elu. See pole nii hull, mees. Ma tõesti armastan teid nii väga. See on hullumeelne.
see homari saba on sõna otseses mõttes valgeks läinud. Sa näed seda kohe seal. Ja see ongi kogu selle happesuse tõttu, mis liha küpsetab. Olgu, nüüd on ainult üks asi teha. Meil on olnud üks pöörane väljakutse. Alustasime Beverly Hillsis. Me oleme siin sellel eraldatud rannikul Californias. Me unustasime oma noa ja rebime toorest homari saba lahti. Olgu, proovime ära. Proovime sellest ampsu võtta. See on tegelikult uskumatu. See on 100% õrnem kui need, mida me Austraalias saame. See on hullumeelne vend. Mis? Olgu, ma hakkan siin sellel kaugsel rannikul oma homari saba sööma. See on olnud üks kõige pöörasemaid seiklusi. Ma armastan teid nii väga. See elu ja see elustiil ei oleks ilma teieta võimalik. Ja ma tahan lihtsalt öelda aitäh teile kõigile. Te olete tõesti mu pere. Näeme järgmisel pöörasel seiklusel. Palju armastust. Yeah!